Onkoloogika. Räägime vähist. On saade, mis avab ausalt ja tabudeta 2 noore naise elu ootamatu 4. staadiumi vähidiagnoosiga. Saadetesse mahub nii igapäevaelulisi mõtisklusi, arutelusid oma ala ekspertidega kui kogemuslugusid kaasteelistelt. Tere kaunist varakevadet, armsat Onkoloogika Räägime vähist saate kuulajad. Plirts-plärts, käes on märts. Siin see on. Ja see on meil umbes 6. katse täna seda saadet alustada, aga stuudios jätkuvalt Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Rääkimas teemadel, mis meile hetkel aktuaalsed. Olulised. Ja loodame, et kedagi teist ka huvitavad. Ja seekord me oleme saates Pillega stuudios, mitte saates, saates ka. Seekord me oleme stuudios Pillega kahekesi ja seda põhjusel, et me tahaks filosofeerida teemal, mis meid mõlemat on kuidagi viimasel ajal puudutanud. Aga kuidas seda pealkirjastada, ei tea. Hakkame lihtsalt minema ja vaatame, kuhu see saade meid viib. Nii et Pille, kuidas sul läheb? Hea küsimus. Ja see on mingi hetk mind see küsimus kohutavalt trigerdas. Ja tegelikult ta trigerdas mind võib-olla rohkem ühiskonna sellise laiema vaate kontekstis, et see on selline hästi basic küsimus, mida küsida. Pole võib-olla inimesed pikalt näinud ja satud kuskil tänava nurga peal kokku ja küsima, et kuidas sul siis läheb? Klassikaline eestlane vastab, et hästi. Ja mina olen täpselt see mitteklassikaline eestlane, kes hakkab päriselt rääkima, kuidas läheb teinekord ja siis see inimene on nagu mingi, ma tegelikult ei tahtnud teada. Ja võt see ongi see teine ots, et tegelikult kui me seda küsimust küsime, siis me peaksime ka olema valmis selleks, et mis sealt siis tulla võib. Aga eks me kehakeelest võib-olla tajume ikkagi ära, et kus on see selline sõnakõlks lihtsalt, et natuke silmad maas ja pole üksteist kaua näinud. Ja, normaalselt. Jah, et siis võib-olla on seal mingi kerge piinlikkusfaktor ka veel taga ja et kuidas sul siis läheb. Aga me tahtsime tänases saates rääkida sellest, kuidas päriselt läheb. Jaa. Sest et kuna me oleme mõlemad valinud siin üsna avalikult ikkagi oma elu ja teekonda kajastada läbi Onkoloogika, läbi oma isiklike kanalite ja raamatu, siis mul on endal kripeldama lihtsalt jäänud see, et see on nii klassikaline, kuidas sotsiaalmeedias tekib inimesest mingisugune ettekujutus. Kuvand. Millist kuvandit sa oma postitustega, oma sõnavõttudega lood. Ja kuna meieni on jõudnud ka ikkagi üsna palju sellist tagasisidet, kus imetletakse meie optimismi või positiivsust, need on sama asi vist on ju, või ellusuhtumist või nähakse meis mingisuguseid eeskujusid, siis ühtpidi see kõik on hästi tore ja eks me seda onkoloogikat ju ka palju sellepärast teeme, et inimestele anda uut energiat, uusi teadmisi, neid julgustada, aga teistpidi mul on endal sisimas nüüd juba mõnda aega kerinud mingisugune tunne, et see, mis väljapoole paistab, jälle ei ole päriselt see, mida ma läbi elan. Ja et tahaks natukene avada ikkagi neid telgitaguseid veel. Jah. Ja, siin on lihtsalt see küsimus, et kust võtab inimese, ütleme siis sellise, et just nagu, kas me peaksime kõike avama, ja kus maalt lähevad mingid piirid. Aga ma olen täiesti nõus, et see sotsiaalmeedia tänapäeval ikkagi on üles rajatud valdavalt ikkagi sellisele hästi õnneühiskonnale, edulugudele, et me tegelikult seda tervikut kui sellist ikkagi seal vahest kas ei taha ise näha, ei oska näha, et ma arvan, et täna me Kristel keskendumegi sellele tervikule, ehk siis millal oli Kristel sinu selline päev, kus sa mõtlesid, et see ei ole võib-olla kõige ilusam koht, kus olla just? Jah, seda on viimasel ajal
tulnud ette juba 2 episoodis, et mitte nüüd podcasti episoodis, vaid episoodiliselt minu elus. Et kui ma mõtlen ka selle peale, et mis, ma ei tea, mingi postitusi ma olen teinud, mida ma inimestele kuskil räägin, kui nad küsivad mu käest, kuidas mul läheb, siis ongi tore, kui ma võtan terviseportaali lahti või oma mingisuguse epikriisi, kui ma defineerin seda, kuidas mul läheb selle järgi, siis mul läheb praegu suurepäraselt. Sest et mu maks on metastaasidest hetkel hetke teadmise järgi puhas. Mul on isiklikus elus hästi, mul ei ole nagu otseselt millegi üle hetkel nagu kurta ja see vastus sellele küsimusele selle baasil peakski justkui olema, et mul läheb väga hästi. Aga vaatamata sellele tõepoolest viimase, ma arvan, 6 aja jooksul või peale seda Rootsis ravil käimist on olnud 2 sellist perioodi, kus on olnud ärevus, on läinud kõik piibud ja prillid ja asjad selles kontekstis, et ennast elustiili kontekstis toetada ja hoida. Ma olen kuidagi nagu pea kaotanud ja ennast nagu sealt välja tuua on olnud alati nagu jube raske. Aga seda, ma arvan, ei ole jälle väljapoole paistnud ja sellepärast ma tahtsime ka sellest nagu täna natukene rääkida. Et kui sa sotsiaalmeedias mind jälgid, ma ei tea, kas sa jälgid, ma panen sinna toredaid pildikesi tervislikust toidust, väga paljusid kuuldavasti on see inspireerinud ise paremaid valikuid tegema, kõige sellega ma tunnen ju vastutust. Et ma võiksin panna neid pilte veel, ma võiks olla päriselt siis see eeskuju, kui inimesed kuidagi saavad sellest jõudu. Aga siis tuleb sinna otsa see hetk, kus sa lähed ja ma ei tea, söödki tahvli šokolaadi, kõiki neid asju, mida sa justkui pealt näha endale oled otsustanud mitte lubada, või et sa ei lähegi selle koeraga jalutama, või et sa oledki täna siruli maas, või et sa oledki kergesti ärrituv või mis kõik veel. Et see sinna sotsiaalmeediasse ju tegelikult, täna minu puhul liiga palju ei jõua. Ja miks ma sellest räägin, veel kord, on nagu see, et ma olen natukene tundnud ennast süüdi, et läbi selle üdini positiivse, kuidas mina suudan, valin ennast, teen tervislikke otsuseid, mis kõik, ma loon inimestele natukene valed ootused, et inimestel läbi selle tekivad endale liiga kõrged ootused. Ja seepärast ma tahtsin öelda, et tegelikult on jumala okei ennast vahepeal ka täitsa sidasti tunda. Jah, ja seda täiesti maakeeli. Just. Aga Kristel, kui nüüd on, et sinu sellised kehvemad päevad, siis kuidas sa ikka sellest sabast kinni saad? Vaata, ma arvan, et mulle tundubki, et see võluvits on ju seal, et sa oled suutnud ikkagi ise endaga mingisse sellisesse kohta saada, et ta ei jää sind ju juhtima, et sa saad tal sabast ikkagi kinni. Jah, eks ma olen jälle palju selle üle ju juurelnud, et esiteks mulle tundub, et see esimene õlekõrs minu jaoks nüüd viimasel ajal ongi see, et ma teadvustan üldse seda, et ma nüüd seal olen ja et see on normaalne. Sest olles ka siin pool elu oma, ma ei tea, toitumist jälginud ja püüdnud mingisuguseid asju käivitada ja enda jaoks teha, aga ikkagi lõpuks nagu käega löönud, et see justkui on olnud varasemalt selline põrumise moment. Et ma elasin nüüd 2 Rootsi protseduuri vahel väga eeskujulikku elu, toidulaud, liikumine, uni, stress, kõik oli nagu viimseni lihvitud ja mul oli seda kõike lihtne teha. Ja kui ma nüüd enam ei suutnud Rootsist tagasi tulles, või nagu mingisugused mõrad hakkasid tekkima sellesse, et siis ma tundsin, nagu ma oleksin kuidagi feilinud või ennast alt vedanud või teisi inimesi alt vedanud, kes on vaadanud, või kellele ma olen, ma ei tea, nende jaoks eeskujuks olnud või kuidagi innustanud, ja see tekitas nagu sellise sisemise kuidagi ängi, et ma ei tea, ja ma elasingi nagu selle sees kuidagi ja kuidagi piitsutasin ennast selle eest, et olin
ma ei tea, on see enesesabotaaž või mis see on siis lõpuks, aga ühel hetkel ma saingi sellele näpu peale, et ma teen seda ja see on olnud mingisugune korduv muster nagu ka varasemast minu elus, et ma otsustasin, et ma ei jää sinna kinni, et ma ei ole tegelikult põrunud. On täiesti okei olla liimist lahti, lubada endale laiskasid päevi, süüa midagi, mis iganes sul parasjagu pähe tuleb, et aga lihtsalt tuleb see homne päev, kus saab uuesti otsast alata. Aga see tegelikult on ju hästi ilus tõde, tegelikult ju koorub sealt tagant välja, et sa oled täiesti tavaline inimene. Jah, aga millegipärast ongi, me elame selles eduühiskonnas jälle, kus ma olen ju ka kuulanud üsna palju jälle mingisuguseid raamatuid viimasel ajal, kes on kuidagi oma haigusest jagu saanud, teinud selleks erinevaid, ma ei tea, täiendavaid praktikaid, toitumist, liikumist, kõik need samad elustiili asjad on ju. Ja võib-olla mulle nagu tekkis mingi kirves sellega pea kohale, et kuna ma seda kõike nii hästi tegin, sain sellega paralleelselt ravi, nüüd tulid nii suurepärased uudised, et metastaasid olid kadunud, siis mul tekkis justkui võib-olla mingi sisemine hirm, et kui ma nüüd ei suuda nii jätkata, nagu ma sellel perioodil oma elu elasin, siis see haigus tuleb tagasi. Sest et kõikides ju nendes nagu edulugude raamatutes või podcastides, kes on millestki jagu saanud, nad ongi justkui musternäidised, teevad kõik maailma asjad, viimseni timmivad ära oma toidulauad ja asjad, et kui sa seda ei tee, et siis põhimõtteliselt see ei ole piisav ja see haigus tuleb tagasi. On ju. Et ma nagu olen sellistes mingi mõtete juures kuskil ära käinud ja nagu läbi selle saanudki aru, et ma ise sean jälle enda jaoks selle lati kuhugi ei tea kuhu kohta. Ja see, kui ma nüüd siin mõned nädalad ei teinud mitte ühtegi asja nendest, mida ma muidu olen valinud teha, see ilmselt ei tõuka mind kuhugi hukatusse, vaid see on normaalne eluetapp ja ma saan siit minna jälle edasi. Ja mina tean ka väga hästi, millest see Kristel räägid. Ja ma tegelikult arvan, et siin samastub tegelikult meiega absoluutselt iga inimene. On see mingis eluperioodis, varasemalt on see praegu. Aga kui sa räägid sellest raskusest kui sellisest, siis seal taga peab olema ju mingi äng või et sa oled rääkinud kunagi ka sellest, et see, ütleme, raviprotsess, kui selline nagu käis, just kui kõik on raske, kõrvalmõjud, kõik need, samas ka ikkagi nagu ebakindlused, kas see ravi toimib, aga samas sa oled öelnud, et sa ennast sellel perioodil tundsid kuidagi rahulikumalt kui nüüd või? Jah, see ongi see mingi, mille pärast ma jälle natukene skisofreeniliselt olen ennast tulnud vahepeal või mõelnud, et kas ma olen ainuke veidrik. Andke märku, kui on veel minusuguseid. Et kui ma selle aasta peale... Märku, ma juba tõstsin käe. Et kui ma selle aasta peale tagasi mõtlen, et siis tõesti sellised hetked nagu diagnoosi saamine. Hetk, kus selgus, et mul on silmas uus kolle tekkinud ja me peame silma eemaldama. Siis see hetk, kui selgus, et mul on maksas metastaasid. Nagu nendele momentumitele järgnev selline tegutsemisperiood, kus on vaja nagu täiega kuidagi ennast nii-öelda kokku võtta. Et need perioodid on minu jaoks olnud kuidagi oluliselt lihtsamad või vaimselt nagu, ongi vaimselt lihtsamad kui need momendid, kus selgus, et silmale tehtud kiiritus mõjub, metastaase pole. Või kus silm oli juba eemaldatud, ära paranenud, metastaase ei olnud, mine oma tavaeluga edasi. Või siis ka nüüd see tänane päev, kus justkui mul teadaolevalt hetkel ühtegi nagu aktiivset kollet kuskil ei ole. Ja sa võiksid ju vastata küsimule, et kuidas sul läheb? Suurepäraselt, jah. Aga just nagu nendel momentidel on kõige raskem. Sest tekib nagu mingi selline määramatus või teadmatus või minu järgmine pidepunkt täna ongi maikuus järgmine kontroll.
ja me jäämegi ju nende kontrollide vahet käima, et kuidas siit nüüd edasi minna, et kas see ülejäänud elu nagu, või milliseks see elu nüüd siit edasi kujuneb, et see kõik on nagu nii lahtine, et ma sellepärast tahtsin ka sinu käest ka küsida, et mina olen nagu esimest korda nüüd selles kohas, kus metastaasidest nii-öelda saadi jagu. Sina oled seda mitu korda läbi teinud. Kuidas sinul see kõver liikunud on või kuidas sa nendes momentides oled ennast tundnud? Jaa, siin on ikka täiesti erinev maailm, kui arst ütleb sulle, et need on kas siis opereeritavad, kiiritavad, et nii-öelda siis see ravi on tervistav, eks ju. Aga teine teema on siis see, kui ongi see opereerimatud ja tegelikult ega seda nii-öelda uudisse ju tead ise ka väga hästi, eks ju, et minu puhul võib olla kõige suurem selline nagu kriisikõverat nüüd võtta, siis iga selle laksuga kukud sa ikkagi sinna nagu tagasi. Aga päris mitte auku. Et võib-olla ma olen ära läbi käinud kõik need ka mingid sellised hasartlikud, sportlikud huvid, just võib-olla iseenda maailma kaardistades. Ma olen käinud läbi usulised vaated, täiesti esoteerika, teadus, et võib-olla siis iseenda sihukest hingemaastikku ja just selle sama määramatuse leppimise kontekstis on ju. Et sellega nagu hakkama saada. Aga kõige keerulisem minu jaoks oli siis see eelviimane põnts, kui nad tulid tagasi nii, et tegelikult üle keha oli kokku siis 5 kollet. Paralleelselt tegelikult käis seal elukriisid veel omasoodu, et üks asi on see vähk, teine asi on meie enda elu, mis veel omakorda käib, eks ju, ja erinevad osapooled, kes elus siis nii-öelda osalevad ja lisaks ka mu vanaisa surm. Et lihtsalt üheks selliseks eluhetkeks võib-olla seedida oli väga palju ja see oli see hetk, kus ma võib-olla esimest korda tegelikult kogu selle 7 aasta jooksul saingi aru, et sa ei saa siit üle hüpata, sa ei saa seda eitada, sa ei saa ainult naeratada, sest ma võib-olla tean ka seda, mida tähendab naeratav depressioon, see on veel kõige salakavalam, sest et seda tegelikult ei näe ka su lähedased. Ja tegelikult sa lubadki sellel valul olla. Jah, võib-olla see naeratav depressioon, meid ei kuule ju ainult inimesed, kellel on vähidiagnoos, et see teema üldse minu jaoks on kuidagi selline, et me vastame kergekäeliselt, et meil läheb hästi, aga kuidas meil jälle nagu sisimas on ju läheb? Jah, ma olen alati mõelnud seda, et see kõik see küsimustele vastamine oleneb ka selle pealt, et missugused on meie suhted, eks ju, et kui ta on sul selline, ei ole võib-olla väga lähedane inimene ja sa vastadki hästi, aga et meil oleks ikkagi need inimesed, kellele me saaksime vastata ka päris ausalt. Et kuidas meil siis ikkagi nagu päriselt läheb. Aga kas sa oled kogenud ka seda, ma ei tea, ma ei ütleks nagu süütunne, aga võib-olla see on süütunne või nagu minu jaoks see dilemma või nagu miks see praegune moment on keeruline, on see, et kui sa peaks linnutama, mis su elus toimub, on kõik hästi, aga ikka sa ei ole rahul. Või nagu ikka sul on midagi sees, et kas sa nagu, või nagu... No mulle meeldib ikkagi seda inimest panna sinna kuidagi, me võime panna ennast kujutada mingile, ma ei tea, skaalale. Me ei ole kunagi valmis. Me ei ole mitte kunagi valmis, kuni, ja mul võib-olla mu vanaisa lahkumine näitas ka seda, et ei saagi valmis. Et kui me mõtleme alati, et võt, nüüd on ikkagi, et ma veel ei ole ja ei olegi. Tegelikult lõpuni ei olegi lõpuni välja. Ja ma arvan, et selle aksepteerimine ja selle sama, isegi selle teema märkamine on juba see, kus sa oled nagu tegelikult ju samm edasi. Jah, ja kui sa enne küsisidki, et kuidas siis sellest madalseisust välja tulla, siis ma olen sinuga hästi nõus, ma arvan, selle teadvustamine või endale tunnistamine,
et ma olen praegu tegelikult sisimas kuskil võib-olla mitte parimas kohas, on see esimene samm ja sealt tuleb tegelikult ju teha tööd edasi. Ja minu puhul miks see naeratav depressioon kuidagi ka mind praegu kõnetas, on see, et kui need 2 episoodi nüüd just olid, siis ma tükk aega nagu hoidsin seda endas. Proovisin sellega kuidagi ise sisemiselt nagu tööd teha, siit välja tulla, ma olen ju ikkagi see võitleja, tugev ja nii positiivne ja ma võitlen ennast siit välja. Aga ma ei saanud sealt kohe veel välja. Aga muutus minu jaoks siis, kui ma otsustasin seda jagada sinuga, jagada, ma ei tea, oma coachiga, oma elukaaslasega, oma emaga, et kes kõik ju tegelikult teadsid seda, et arstidelt on head uudised, jumal tänatud, kergendus, nüüd nagu saab kergemalt hingata, on ju, ja siis tulen mina jälle oma mingisuguse jutuga, et mul nüüd tegelikult on nagu palju kehvem olla kui enne. Ja siin on, mina tegelikult näen ka enda selle teekonnal ära, et minust tõusis ka selline, võib-olla tol hetkel üldse, kui ma diagnoosi sain, siis selliseid noori antud valdkonna kõnelejaid oli tegelikult väga vähe, praktiliselt vist ei olnudki, ega ma väga ei mäletagi. Ja kui sa oled võtnud selle otsuse, et nui 4 sa hoiad oma hingeselgroo sellel teekonnal püsti, siis koonduvad su lähedased kõik tegelikult ju sinu järgi. Aga see toobki täpselt selle kuidagi nagu mentaliteedi, et ta tuleb nagu nii sellest välja ja ta on kõik korrad ju tulnud ja vaata ikka, et näed, ta on veel nii elujõuline ja positiivne ja ambitsioonikas ka veel suudab olla kogu selle asja juures, on ju. Et võib-olla nüüd, kui ma selles väga suures ikkagi madalseisus ära käisin, siis ma mõistangi seda, et kui oluline on tegelikult lubada näha nii oma lähedastel kui ka võib-olla ka selles mõttes laiemas ringis, et seda iseenda haavatavust ikkagi ka. Sest kui ma mõtlen, nüüd aasta aega on diagnoosist möödas, on ju, need positiivsed uudised, mis viimase ravikuuriga koos tulid, kui sa kõrvalt ühtpidi näed, milline kergendus see on sinu ümber olevatele inimestele, samamoodi mulle endale, on ju, et aga miks ma valisin seda võib-olla hoida endale eeskätt, ongi see, et ma ei tahtnud neile panna nüüd uuesti seda raskust, et ma tunnen ennast halvasti. Sest nagu mulle tunduski võib-olla, et neil on vaja ka puhkust natukene sellest muretsemisest või sellest, mis must saab, on ju, sest teistpidi, nii kui ma ütlesin, et mul tegelikult on mingisugune sisemine kriis või mingi, ma ei tea, mis iganes madalseis, et ega sellega koos jälle tõusis murekoorem, ma ei tea, mu ema pea kohal või kellegi teise, et sellepärast ma ka nagu hoiame võib-olla teinekord endasse, sest ei taha teisi panna enda pärast muretsema. Ja siin äkki tulebki jälle mängu see, et vahel võib-olla piisabki sellest, kui sa saad rääkida kellegi enda sugusega. Ja see on hästi oluline minu teema puhul ka. Nüüd selle pika aja sisse on minul mahtunud ka neid inimesi, kes olid minu jaoks selle teekonnal saatuse kaaslasena väga olulised. Ja tegelikult ühte väga armast ja kallist inimest ja üldini olulist inimest enam meie seas ei ole. Ja tema tegelikult võib-olla tõigi siis selle surma teema minu jaoks nagu hästi pilti, sest et ta oli oma haiguse lõpufaasis ja mul hästi mäletan, kuidas me ei ole tegelikult 11, me ei näinud elus mitte kordagi. Aga me kirjutasime väga tihti ja tegelikult temast mingis eluetapis sai mulle kõige lähedasem inimene. Ja et temaga ma tundsingi täpselt, oli selline side, et sul on täpselt selline päev, kus sa tunned, et sa muud teha ei taha, kui ainult vanduda. Sa tahaks seda keskmist sõrme kõigile näidata, ja temaga me koos seda tegelikult üksteise lubada lasime, et
järjest rohkem saangi nagu aru, kui oluline on kogu inimloomuse terviklik lubamine, ehk siis sa lubad endal olla võib-olla ka mitte nii eetiline, nagu meil võib-olla ühiskond paneb, et ära ropenda ja ma ei tea, ära mõtle mingeid jubedaid mõtteid või ära siuna aga mingitesse eluetappides need tulevad kõik ülesse. Siis sinna vastukaaluks sa lubad omale hoopis võib-olla mingit elutõstvat huumorit, on ju, samas sükest pehmet hingelisust, teisest küljest jälle toorust või kuidagi sellist eksimist ja et ma järjest rohkem saan aru, kui duaalne on see maailm, aga kui duaalne on ka meie sisemaailm. Ja et sa kaardistadki iseendas ka ära oma need nii-öelda poltergeistid ja võtad nad nagu omaks ka. Et ütleme selle vähiteekonna puhul siis võib-olla mida me siis antud inimesega võib-olla kõige rohkem tegelikult omavahel arutasime, oligi see, et lähedased tegelikult ei saagi sind mitte kunagi nii mõistma. Ja see on okei. Ja see ongi täiesti okei. Ja aga jätkuvalt ma tahan ikkagi öelda ka seda, et nende kannatuste alt on võimalus ehitada üles väga ilusaid suhteid. Just. Aga tead mis? Ma praegu kuulasin sind ja mõtlesin selle peale, et miks ikkagi seda teemat veel üles tuua. On see, et nagu ma ütlesin, ka mul endal neid madalseise on ju olnud selle aja jooksul mitu ja just kõige nendel nii-öelda positiivsematel momentidel. Ja tuleb veel. Ja tuleb kindlasti veel, aga miks sellest rääkida täitsa eraldi saate kontekstis on see, et kuidas me nendel hetkedel siis käituma hakkame. Nüüd tänases päevas olles töötamas koos oma isikliku coachiga, kes aitab mul oma närvisüsteemi tundma õppida, kõiki neid erinevaid teemasid käsitleda ja võib-olla eemalt vaadelda, olles päriselt kodus ja võtnud enda jaoks aega, et olla iseendaga, nagu tohutu selline kasvamise periood tegelikult on mul ju viimasest aastast selja taga. Et nüüd ma suudan seda märgata ja seda elutervel moel kuidagi käsitleda. Aga kui ma mõtlen nende eelmiste kriiside peale, on see siis möödunud suvelõpp, sügis või see nagu kevadine esimene selline positiivne moment, et ma ei lubanud endale seda mingisugust hirmu või ärevust või mida kõike veel, vaid peitsin selle kõik justkui sellise ongi selle positiivsuse pealehakkamise, tegutsemise, kõige selle alla ühtpidi ja teisalt kuna ma seda välja kuidagi muud moodi ei elanud, hakkasin ma seda maandama läbi mingisuguste halbade harjumuste. Et minu puhul ongi toitumine üks nendest teemadest, samamoodi alkohol, samamoodi ületöötamine, ma arvan paljud asjad, mis on paljudele meie eakaaslastele üsna tuttavad ka ilma vähidiagnoosita, et me õpiksime nägema nende nii-öelda kaitsemehhanismide või tegevuste taha, et kõik varjavad endas mingisugust rahuldamata või käsitlemata teemat. Et nagu ma ei tea, ka ma ei tea, lõputu sarjade vaatamine, alati klapid peas, kogu aeg muusika on ju mis kõik veel? Ühiskonnas selles mõttes ju praegu on tegelikult ääretult äge aeg. Ma olen täiesti ahmin, sest et me ikkagi nii avatuna ei ole üldse rääkinudki erinevatest, täpselt samamoodi kõik need vaimse tervise teemad, aga teisest küljest on ikkagi see fassaad kui selline meil ikkagi nii tugevalt pildis. Ja
ja noh, üks teema, mis mind võib-olla mingi hetk kohutavalt ära trigerdas ja kus ma ka üritasin ära käia, et kui siin tänapäeval kõik ju räägivad igasugusest püsivas kerguses olemisest ja noh, ma ei tea, mingitest imeõnne otsingutest ja noh, millest iganes veel. Et siis mis sa arvad, Kristel? On püsiv kergus inimese elus üldse võimalik? No ma arvan, et see ongi võib-olla see taipamine, et tegelikult meil ongi need tõusud ja mõõnad ja see on okei. Ja ka need mõõnad tuleb omaks võtta, sest kui ma praegu ise tõin näitena võib-olla need sellised nii-öelda pahed või halvad harjumused on ju, et siis kui ma ühel hetkel sügisel otsustasin, et nii enam edasi ei saa, et ma hävitan ennast, ma põletan ennast läbi veel hullemini kui võib-olla varem ja et ma nüüd sellest kõigest loobun, siis ei läinud palju ju aega, kui ma olin järgmises oma olemuselt täpselt samasuguses lõksus, mis puudutas igasuguseid toredaid retriite ja hingamisi ja meditatsioone ja ma ei tea, konge ja mida iganes on ju, ja mida ma absoluutselt endale too hetk nagu ei teadvustanud, et need olid ikka veel need samad otsitud mingisugused põgenemisteed, kuni mu coach mulle nagu selle nähtavaks tõi ja ütleski, et hästi ausalt mulle, et ma näen, et sa otsid nüüd seda iseennast läbi nende igasuguste praktikate ja need on kõik väga tervistavad ja toredad tegevused, aga et see on meelelahutus. Ta aitab sind korraks, sa tunned ennast selle järgselt võib-olla paremini, aga see ei ole püsiv. Ja. Sul tekib uuesti vajadus seda litakat, olgu see läbi mingi hingamisharjutuste, mille iganes uuesti peale saada ja sa jäädki käima mööda neid retriite ja sündmusi ja asju, et sellest nagu tuleb välja tulla ja selleks, et sünniks püsiv ja päris muutus, on tegelikult vaja teha väga väikseid asju igapäevaselt. Mul tuleb tegelikult meelde üks Novaatori artikkel, mis mõni aasta tagasi ilmus ja seal tegelikult täiesti seal tehti üks teaduslik eksperiment. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli mingi retriidiga seoses või et ongi, et inimesed koonduvad, tekib see ühisvõimestumine, täiesti selline mingid eufoorilised seisundid ja inimese ajus aktiviseeruvad tegelikult täpselt samad ajuosad, mis sõltlastel mõnuainet tarbides. Et ma ikkagi arvan, et inimese elukaarel see sama teekond on ju tegelikult hästi loomulik. Et ma ei usu, et meil oleks maa peal mõnda inimest, kelle ei oleks elus olnud mitte ühtegi sõltuvust või mingit sükest kompulsiivsemat nii-öelda siis tungi midagi teha, on ju. Et need on ikkagi meie sellised toimetulekumehhanismid. Ja need ei ole ka jälle kuidagi, ma ei taha öelda, et need on valed või et aga ma pigem tahangi juhtida tähelepanu või nagu minu jaoks enda jaoks oli nagu päris suur taipamine see, et need põgenemisteed või kaitsemehhanismid ei ole tingimata alati halvad harjumused, vaid sama hästi sa võidki sattuda sellesse enesehoole lõksu. Ja seal tegelikult tulevad välja ka need nii-öelda topeltstandardid, vaata, et me tegelikult ühte sõltuvust justkui tolereerime. Ja teist sõltuvust siis märgistame kuidagi nagu paneme talle selle templi otsa ette, et see on nüüd väga halb. Aga see on hästi normaalne selles mõttes, et kui su närvisüsteem on mingisuguse pinge all, siis ta haarabki ju kinni lähimatest võimalustest, kuidas ennast maandada, on ju. Et see võib olla mis iganes. Aga kuidas üldse nagu jõuda siis inimeseni selleni, et see ei oleks nii automaatne protsess ja et sa ei satuks nendesse sõltuvuse lõksudesse nii tugevalt, et jube hea oleks, kui Sandra oleks ka veel täna siin meiega, et aga selle saate me kunagi teeme. Siis ma arvan, et ma jätkuvalt olen selles kohas, kus ma satun nende sõltuvuste küüsi, aga oluliselt leebemalt võib-olla kui varem ja puhtalt läbi selle teadvustamise ja teadlikkuse, et sellised asjad juhtuvad, oskan ma sellele nüüd paremini näppu peale panna.
ja ma arvan, et siin ongi see, et iseendale lõpuni ju valetada ei saa, et noh, ma arvan, et igal inimesel meist on vahest need päevad, kus vaatad enda sisse ja mõtled, et pekki küll, noh, mis asi see nüüd siis on. Et teistel on väga lihtne, kellel veel lihtsam, kellel keerulisem mingi vale kokku manada või noh, ongi, et naeratame kõigile ja tegelikult sees käib mingi hull-möll, on ju, et on see naeratus siis õpitud, on ta teesklus, on ta siuke eriti veel võib-olla äkki mingi ka sarkasm, on ju, et see teekond iseendasse on selline ja seal me tihtilugu vajamegi abi, et üksinda sinna kaardistama minna, et tegelikult ikkagi ei pruugi selle asjaga toime tulla, mis sealt võib-olla ka vastu vaatab. Just. Ja aga samas jälle vaata mitte midagi muuta ei saa, kui sa iseennast ei tunne. Ja see kõik, noh, nagu nüüd neid teemasid nagu enda jaoks ja enda puhul lahti mõtestades mulle tundub, et see muudab ka inimest nii palju tolerantsemaks ja empaatilisemaks lihtsalt seetõttu, et sa hakkadki rohkem mõtlema selle peale, et ma tegelikult ei tunne sind ju tegelikult, on ju, et ma tean ainult seda osa sinust, mis sa oled mulle rääkinud või mida ma olen mingil kujul näinud, et me kunagi ei tea, mis inimeste sees päriselt toimub. Ükskõik, kas nad on siis raskelt haiged, parimas elujõus kuskil täielikus, ma ei tea, toiduahela tipus või kus iganes oma eluteel, et aga kuidas see Kristel üldse eeskujudesse sellistesse suhtus? Tegelikult tänapäeval ju, noh, meil on ju nii lihtne võtta mingi selline orientiir ja hakata kedagi jälgima ja siis me vaatame, et appi ja ma tahan olla tema sarnane või võtame hoopis, see ei pea ka olema inimene. See on näiteks ka mingi selline, noh, võib-olla mingi idealism, mida võib olla mingi koolkond kuskil või kogukond viljeleb. No ma ei tea, mina olen terve elu olnud vaata selline nagu tohutu asjataja ja nüüd tagantjärele jälle nagu endasse vaadates päris palju teinud oma selliseid võib-olla kas just otsuseid, aga seadnud endale eesmärke ja ootusi selle pinnalt, mis ma arvan, et ühiskond minult ootab või mida mingid inimesed, kelle arvamus mulle on korda läinud, minult ootavad. Ja enamasti on need standardid oluliselt kõrgemad kui need, mida tegelikult oodatakse. Ja sellega, noh, see on see, millega ma olen ennast nagu väga palju pitsutanud. Ja nagu mulle tundubki, et vähemalt minu puhul ma ise olen enda kõige suurem vaenlane selles kontekstis, et ma ise surun ennast nendesse olukordadesse, mitte keegi teine, aga jah. Aga eeskujude mõistes, noh, loomulikult on olnud iidoleid ja vaatad, kuidas keegi teine jõuab või kui ka minu käest küsitakse. See on nüüd võib-olla viimaste aastate jälle mingisugune teadlikkus, et minu käest on ju ka varem küsitud, et issand, kuidas sa jõuad seda kõike, kuidas sa kõiki neid asju teed, kuidas sa praegu selle haiguse kõrvalt suudad selle onkoloogikaga tegeleda või kuidas nagu minu eelmiste projektide mõistes nagu jälle, nagu mismoodi. Aga see kõik tulebki ju mingi hinnaga. Ja seda osa võib-olla, mis ma olen pidanud endast ära kaotama selle tõttu, et ma mingid asju olen täistuuridel saanud teha, need inimesed ei näe. Nii et see on nagu olnud see, mis on aidanud minul aru saada, et tegelikult tõenäoliselt ka need minu eeskujud, kelle puhul mina vaatan, et vau, kuidas nad seda teevad, tegelikult on kuskil nagu tupikus omadega. Aga praegu nagu eeskujude mõistes, mis on ma imetlen nüüd võib-olla rohkem just seda kuidas ma ütlen oskust võtta aeg maha ja võtta rahulikult. Aga jah. Minul oli näiteks mingi hetk hästi raske ei öelda. Et ma kuidagi, noh ongi, et sa mõtlesid etappi, et kui ma sellele asjale ka ei ütlen, siis mingid asjad jooksevad must mööda. Ja võib-olla see tuligi hästi tugevalt veel võib-olla siis diagnoosi algusaastatel, sest et siis keha oli hoopis teises toonuses ja ma tundsingi, et kuidagi samas see surma teema tiksus kogu aeg kõrval on ju, et siis ma ahmisin endale kõike nii tööalaselt kui hobidega ja tegelikult
siis mingi hetk ma sain ka aru, et suht pinnapealne on see kõik, et kui inimesel on ikkagi tohutult palju asju, millega ta tegelema peab, siis puht füüsilise ja vaimse võimekuse pealt inimene ei jõua lihtsalt enam süveneda või siis ongi see, et ta sukeldub mingisse sellise intensiivsusega, et võib-olla mingid väga olulised inimlikud asjad jäävad tahaplaanile, et pered ja muud asjad, on ju. Et aga kuidas praegu? Vaata, kui me räägime ka sellest onkoloogikast, mis on nüüd meie mõlema suur kirg siin hetkel ja selline võib-olla uus tegevusliin meie elus, siis ega me oleme ju ka selle peale palju mõelnud, või omavahel ju arutanud, et kuidas teha nii, et sellest ei saaks järgmist mingit põhjatut kaevu, kuhu me kukume ja millel lõppu ei ole. Või mingit väga sügavat eduelamuse lõksu, eks ju. Et see on ka selline mille arvelt siis muud olulised asjad jälle kuidagi tagaplaanil elus jätta, et lihtsalt ongi see, et minu jaoks hästi nagu eluterve praegu on see lähenemine, et me päriselt teeme kokkulepped, paneme paika omad piirid, ma ei tea, nädalavahetustel me ei tegele tööasjadega või mis see täna töö see just küll ei ole, aga et nädalavahetus on iseenda ja pere jaoks või ma siin alles hiljuti nüüd sellest oma august välja ronides ka väga selgelt valisin, et tänane päev on ainult minu jaoks. Ma jätan kõik muud, on see onkoloogika, on see kodu, see pesuhunnik võib seal täna olla, ma täna tegelen sellega, et ennast kokku korjata. Ja homme ma teen täistuuridel näiteks, ma ei tea, onkoloogikat, 3. päeval võtan ma ette, ma ei tea, kodu koristamise, et mul on see, me siin mõlemad ju katlustame ADH diagnoosi, mis on väga populaarne siin tänapäeva ühiskonnas, aga et nagu kogu aeg tahaks iga rongi peale jõuda ja kõiki asju korraga teha ja et kõik oleks korras meie ümber ja meie sees, aga see fookuse võtmine või nagu otsus, et ma keskendun korraga ühele asjale ja kõike ei peagi korraga jõudma, et ma arvan, et ma olen selles osas jõudnud kuhugi palju paremasse kohta, kui ma olin aasta aega tagasi. Ja minu jaoks võib olla sellise mingi ilusa punkti mingile teatud teemade käsitlusele või kuidagi selle iseendale teadvustamisele on pannud ka see, et see ei pea ennast mitte kellelegi tõestama. Et see on ülihea, kui su tegevus läheb inimestele korda, see annab mingit lisandväärtust, sa kasvad hingelt läbi selle, aga see tõestamise vajadus, mul mingi hetk oli see hästi suur, sellepärast, et võib-olla kui see surmel silma sisse puurib, siis mõtlega tappi, mis ma veel teha saaks või kuidagi, et tahtsid nii õudselt mingit seda eduelamust või mingit otsisid teadlikumalt kuidagi mingit väljundit ja tahtsidki olla see kõige nagu, et aga see on üliilus koht, kui sa saad aru tegelikult, et sa ei pea ennast mitte kellelegi tõestama. Ja mulle tundub, et see avab ka need nii-öelda autentsuse väravad. Ja võib-olla minu meelest ka, kui see nagu ära iseendas minetada, siis tegelikult siin ma ikka saan aru, kui sa elad iseendana, siis vaata järsku, missugused inimesed su ümber koonduma hakkavad. Ja viimased 2 aastat on olnud mul nagu täiesti selline ja kõik on kuidagi läinud nii ise. Ja kui me laseme sellest võib-olla sellest hirmust, et keegi mõistab meid hukka või mida meist arvatakse lahti ja päriselt julgeme rääkida asjadest, mida me muidu oleme kuidagi hoidnud kuskil varjul, sest et äkki keegi mõistab seda hukka või äkki mind vaadatakse kuidagi altkulmu selle peale või ma kaotan mingi staatuse või mis iganes, siis tegelikult nagu mida ma olen näinud, on see, et juhtub hoopis midagi vastupidist. Täiesti vastupidist. Et tegelikult see liidab inimesi väga palju. Ja mina olen veel seda enam nagu kuidagi tõden nende viimaste aastatega, et me inimeste baasvajadused on tegelikult ühesugused.
me oleme kõik tundelised inimesed, me kõik kogeme tundeid. Et kui ära jätta oma mingid siuksed idealismi kultused või mingid, või tahta tõesti, et see maailm nüüd toimiks sinu moodi või noh, et siis tegelikult saavad ka, vaat sealt saabki hakata seda ühisosa otsima, et seda polariseerumist meil on ju igal pool. Et, aga noh, see võib-olla ei fokusseeri siia saatesse. Millegi pärast, ma ei tea, miks mul praegu tuli meelde see ütlemine, et ma mäletaks, see nüüd käis eestlaste kohta või inimeste kohta laiemalt, et me oleme väga kaastundlikud ligimese suhtes, kuniks tal ei lähe meist paremini. Jaa. Et see on ka miski, nagu, mis on mind pannud palju mõtlema, et tegelikult on ju tore, kui teistel läheb hästi. Aga ometi see erinevates nagu elumomentides tuleb nii eredalt välja. Ja eks on ka ise võib-olla mingi selle etapis seal oldud, eks ju. Et mitte see, et elada inimesele heast südamest tõesti kaasa, vaid ikkagi see kadeduse uss kuskilt maalt poeb hinge. Ja see on jälle inimlik loomulikult, on ju, et aga et me tunneksime ära need momendid ja saaksime aru, kuidas see, ma ei tea, meie suhteid või läbisaamist ja nagu hakkab mürgitama, et ma endas vähemasti olen seda palju nagu ise tähele pannud ja püüdnud sellest ka kuidagi üle olla, aga noh, see ei ole jälle lõpuni võimalik, on ju. Ja, sest et noh, see, et me kõike seda tunneme igasugust, noh, ma näiteks ka, et süütunne on tegelikult inimese fundamentaalses arengus üks väga oluline tunne tegelikult. Aga kas teda nüüd nii-öelda panna sinna see eluterve käsitlus taha, on ju? Sest muus osas ju süütunne paneb ajakapslisse kinni, eks ju, et sa jäädki sinna mineviku heietama. Või surud ennast alla selle võrra. Jaa. On ju. Jaa. Aga võib-olla te üks tunne veel, väga tundeline saade, on see sama hirm. Ja kui jälle see tore Anu diivani peal istumine meil aset leidis, siis mind ennast veel nagu ka sealt jäi kummitama üks tsitaat, et me ei karda surma. Mina ütlesin, on ju. Sina ütlesid väga ilusti, et surm on armastuse kogemus. Ja ma hakkasin nüüd selle peale tagasi mõeldes, ma olen seda nagu kuidagi, see on mitu korda nagu minu juurde tagasi tulnud see lause, mis seal välja öeldud sai. Ja see on üsna ülbelt öeldud, ma arvan. Sest tegelikult ma arvan, et ma veel ei tea, mis tähendab seista päriselt surmaga silmitsi. Sest tõenäoliselt inimesed, kellele on antud elada loetud päevad, loetud nädalad, loetud kuud või kelle puhul tõstetakse käed üles ja öeldakse, et enam ei ole midagi teha, see tunne ikkagi on tõenäoliselt midagi täiesti erinevat sellest, kus, ma ei tea, mina vähemasti oma sellel teekonnal olen. Et ma lihtsalt võib-olla ei karda või ma ei muretse hetkel selle pärast. Jaa, sest igaks tundeks on oma aeg. Just. Et ma ei lase ennast kuidagi nagu halvata mõttel surmast. Et ta ei võta seda nii-öelda elu rõõmu ega elu janu ei hakka pärssima. Ma olen alati mõelnud iseenda võib-olla sellise, et mis see surm siis on? Et kas vaatamata sellele, et ta mulle silma vaatab, ma oman seda elujanu, et tegutseda, või just tema tõttu. Et mul on jäänud kuskilt selline tsitaat, et surm kui elu parim vürts. Et kui sa muidu ei tegutse, vaat siis kui ühe korra ta sul otsa vaatab, siis ta paneb seda vürtsi sulle sinna nii palju, et see elujanu tõuseb tagajalgadel üles. Et noh, ma olen seda ka kuidagi niipidi võtnud. Jah, ja meie puhul see vist nagu ongi sedapidi, aga on ka ju palju inimesi, kelle see teadmine täielikult halvab. Mis on ka väga normaalne reaktsioon, et kuidas siis sellest välja tulla? Kas sellest on vaja välja aidata? Kas sellest inimene suudab ise välja ronida?
mis sinu kogemus selles osas on, kas sa oled ise olnud selles kohas, kus sul on tundunud, et elul pole enam mõtet või nagu lihtsam oleks ära surra praegu, kui edasi minna? Sinu raamatus on selle ümber natuke minu meelest nagu mingit teemakäsitlust olnud. Ja olen ikka olnud. Sest et kui elus tekib selline hetk, see ei pruugi üldse tegelikult olla ka meil vähidiagnoosiga seotud, lihtsalt meie puhul on see võib-olla jah, nii nähtav, aga kus see lootusetus kui selline lööb ikkagi jalad niimoodi maha, et lihtsalt sa ei näegi seda väljapääsu enam. Aga ma loen ühe jube ilusa tsitaadi, mis on seotud lootusega ja mis tegelikult läheb kuidagi minu sellise nagu elu motoga kokku ja ma arvan, et see tegelikult võib kõnetada ka teisi. Ja sellise tõdemuse lootuses tegelikult on kirja pannud Annika Laats. Ma nüüd tsiteerin. Me elame ajas, kus lootuse järele küsitakse palju. Aga sageli kõlab see küsimus kaeblikult ja nutuselt, otse kui tahaks küsija kõigepealt olla kindel, et kõik läheb ikka hästi. Ja alles siis oleks nõus tegutsema ning hea tulemuse, lahenduse või väljapääsu nimel pingutama. Lootus ei taga, et kõik läheb hästi. Lootus tähendab usaldust, et see, mis me teeme, on mõttekas. Lootus on vastupanu resignalatsioonile, argusele ja küünilisusele. Ehk siis kui sa oled selles nii madalas kohas, siis tegelikult loota, et sa terveks saad, on kohati isegi võib-olla palju. Sest et sa ei tea seda. Ja võib-olla kui lootega ainult sellele, et sa saad terveks, siis tegelikult sa saad aru, et see lootus on ju rajaneb õhulassidel. Sest et sa ei saa olla kindel, et see kõik rajaneb sellel, või et see tulemus on täpselt selline. Aga kuidas siis ikkagi tegutseda või kuhu see lootuse fookus nagu suunata? Ja vaat siis ma võib-olla tõingi sinna, et see ülejäänud aeg oleks mõttekas. Just. Ilus. Ja see kuidagi jäi minu sisse nii tugevalt, et see tõesti on ilus. Ja ma väga loodan, et sest mu raamatu esitlusel oli ka, ma mäletan üks naisterahvas, kes ütles, et ta kõigepealt ta mees, abikaasa, nägi mind õhtusaates, kus siis oli selline nii-öelda raamatu selline esimene sissejuhatav ots, eks ju. Ja ta tõi selle naise siis kohale sinna raamatu esitlusele. Ja tõesti, et ta lootis, et äkki sellest raamatust tuleb midagi, mis annab talle mingi impulsi, et kuidagi ka seda oma raskust näha nagu teiselt poolt. Mis olukorras see naine oli? Selles mõttes see naine oli terve, et tal oli ka vähidiagnoos selja taga, aga oligi kuidagi jäetud sinna lootusesse kinni, et need hirmud sõita selles mõttes igapäevaelu ära. Et ma arvan, me kõik teame seda, et kui need hirmud lasta ajus möllama, siis võiks nendest hirmudest ju vändata mitukümmend ulmefilmi või et tegelikult kui nendele nagu sellised päitsed pähe ei saa panna, siis tegelikult on see päris karm. Ja tead, võib-olla ta oligi sarnases kohas tänasele minule. Ehk, ja sina oled seal olnud päris mitu korda, kus sa oled elanud teadmisega, et sul on ravimatu haigus, sa ei tea, kas sellest üldse midagi saab, ja siis ühel hetkel sa oled puhas. Ja sa pead minema edasi oma eluga. Ja see, et sa oled puhas, selles mõttes justkui, eks ju, et see haigus, meditsiini mõistes, siis ta on remissioonis, eks ju, et tegelikult keegi ei ütle sulle, et sa oled terve.
aga see lööb selle aju lühisesse, sest just kui sa oled oma nagu vaimses maailmas käinud ära nii sügavas surmatemaatikas, kui sulle öeldakse, et sul on opereerimatud metastaasid, sa oled teinud endaga sellised mingid väga sügavad nagu rahupunktid ja siis järsku trigerdab sind tegelikult, kus võib-olla just mingi õnnejoovastus peaks seal tekkima, aga seal tegelikult trigerduvad mingid hoopis teised impulsid ja pigem tuleb sinna taha isegi selline võib-olla isegi närvilisus. Ja see on hästi imelik. Nendel momentidel hästi tihti ka inimesed kukuvad tagasi või valivad minna tagasi oma varasema elu juurde. Mul on päris mitu kirja tulnud sellel teemal ka, kus sellel vähiteekonnal inimene on leidnud endaga mingisuguse rahu või teinud oma elus mingisuguseid muutuseid, kannapöördeid, hakanud endast rohkem hoolima ja hoolitsema. Ja siis ta nii-öelda jõuab sellesse punkti, kus aktiivset kollet ei ole ja ta peaks minema oma eluga edasi, aga ta läheb hoopis tagasi. Ehk siis need samad kaitsemehhanismid, olgu see toit, olgu see alkohol, olgu see töötamine, olgu see, ma ei tea, mis iganes muud sõltuvused, need kõik tulevad ellu tagasi. Jah, sest et ühest küljest selline nagu mingi ohutunne kaob nagu ära ja me unustame ikkagi, et kui meil on see hetk, kus meil on jälle nagu füüsiliselt hea olla, siis sinna, see on üks sõrmenips ja sinna tagasi tegelikult minna on, sest see on meie mugav, see on turvaline, see on tuttav ruum meile, ükskõik kas ta on siis vale või õige või kuidas me teda tahame tituleerida, tegelikult me seda valet ja õiget siia üldse ei tookski. Aga see on mugav. Ja võib-olla see on ka mingi asi, mida selles tänases päevas kuidagi mina olen kas siis alateadlikult või kuidagi tuginedes oma varasematele kogemustele kartnud, et kas ma nüüd olen päriselt see järgmine versioon minust endast, mis mulle endale nii väga tegelikult meeldib, kus ma olen endaga rahus ja kus ma olen, ma ise tunnen palju parem inimene. Ja ma ütlengi elu parim elu selles kontekstis, et ma tunnen ennast hästi. Aga et see hirm on kuidagi võib-olla kuhugi sisse kirjutatud, et aga kas see kõik on praegu mingisugune pettekujutelm ja ma jõuan ikka tagasi selle endise Kristeli juurde, kes põletas elu igal võimalikul tasemel ja siis ma olen ringiga ikka tagasi. Jah, seal mängib jälle rolli see nii-öelda siis hirm ebaõnnestumise ees ja mis asi see ebaõnnestumine või üldse nagu on ja mida ma ise loen ebaõnnestumiseks. Et tegelikult on need ju kõik iseenda hinnangud. Ja kui ma nüüd kõva häälega sellel teemal jälle arutlen ka, siis miks ma ütlen, et sellest tasub rääkida, mitte jääda oma peas selle juurde kinni? Sest kui ma kõva häälega seda arutan, siis ma saan aru, et ma ei ole enam see Kristel. Ja see, et ma vahepeal nende asjade juurde tagasi lähen või kuidagi tuttavlikult mingit olukordi lahendan, ma ikka ei ole enam see Kristel. Ma veel ei tea, milliseks ma kujunen, aga mul ei ole põhjust ennast karta, sest et ma olen täiesti teises kohas. Ja tegelikult on see nii ilus koht, kus olla. Tegelikult on see ilus koht. Aga mulle tuleb sellega üks selline võib-olla enda kogemuse baasilt, et minu elus oli ka see hetk, kus ma tundsin, et ma tahan nii kohutavalt rääkida, aga mul ei olnud võib-olla kellegi rääkida ja mingeid asju lõpuni kas ei julge avada või see tunne, et eos juba, et ma ei tea, et sind ei mõisteta. Samas ma alati mõelnud, et tegelikult me ei peagi nagu üksteist ju mõistma ja me ei saagi üksteist lõpuni 100% mõistma, sest et see on sinu kogemus ja see on minu kogemus. Ja tegelikult ju kogemuse üle vaielda ei saa. Inimese tundemaailma sa ei saa seda, ma ei tea, ära kustutada või öelda, et see on vale. Mitte keegi ei saa öelda, mis toimub minu sees, et see on õige või vale, sest mina tunnen seda.
ja mingi hetk mul oligi see, kus ma tundsin, et mul ei ole mitte kellegagi rääkida, et kuidagi ei taht nagu neid sõbrannasid ka võib-olla mingi hetk nii väga koormata ja ma olen selline hästi, armastan loodust ja minu jaoks kuidagi loodus on toonud ka selle võib-olla aktsepteerimise võime nagu kõrgemalt esile ja ma kõva häälega lihtsalt rääkisin dialoogi iseendaga looduses helisalvestisse. Ja kuule järgi seda, mitte kohe, vaid natuke aega hiljem. Ja ma tegelikult mingi hetk siis saingi aru tegelikult, kui katki ma olen, kas mul on vaja abi. Et see tekkis nagu siuke natuke nagu kõrvaltvaataja pilk. Samas kõva häälega sai ju välja rääkida. Mis siis, et sa oled üksi? Ja siis tegelikult jõuab siuke hästi ilus koht, kus sa ennast nagu nii omaks võtad, tegelikult kui ilus sa oled. Ja seda me teeme, mulle tundub vist natukene siin ka, et ka see podcast on tegelikult meie enda jaoks teraapia, sest sa õpid ennast kõrvalt kuulama, nii et ükskõik mis vahendi sa selleks valid sa kirjutamise, valid sa need helisalvestised, valid sa kellegagi rääkimise, sõbraga, ma ei tea, psühholoogiga, kellega iganes, et lihtsalt tule enda peast välja. Ja mine oma südame tasandile. Just. Aga ma arvan, et sellega me selle saate vaikselt seda saadet hakkame vaikselt kokku tõmbama. Aga enne kui me salvestamist alustasime, siis me mõtlesime, et mis sellest saatest siis tolku võiks olla. Ja ühtpidi me võime ju loota, et midagi juhtub selle tulemusel kas või ühe inimese jaoks positiivsemas suunas. Aga võib-olla ütleks selle lihtsalt siia lõppu ka välja, et see, kui sa ennast vahepeal tunned halvasti või kui tundub, et sinu ümber inimesed saavad millegagi oluliselt paremini hakkama või et sulle tundub, et mingid tunded, mida sa tunned, mis lause see oli, ei kuulu sellesse momenti või on kuidagi valed, siis ära jää nendega üksi. Leia see inimene või see meetod, kuidas see endast välja saada. On võimalik otsida psühholoogi abi. Oleme meie, kellele saab kirjutada, aga eks me pole ka päris hingehoidjad, kes kõigi probleemide juurde saavad juurpõhjuseni minna ja mingisuguseid võluvitsu anda, aga leia see meetod või inimene, kes sind päriselt ära kuulaks ja ära mõista ennast selle eest hukka, et sa ennast alati hästi ei tunne. Jaa. Kristel palus mul midagi lugeda enda varasalvest. Mina olen siis see loominguline inimene, kes võib-olla oma sellist mingit raskemaid hetki on leidnud siis selle väljundi, et põimin ma need tunded siis luuleridadesse või maalin või olen kannustanud oma mingi sellise pisikese mikroloomeettevõtluse. Aga tegelikult selle saate lõpetuseks ma arvan, et see täitsa luuletus sobib siia. Ja ma kirjutasin tegelikult selle 2 aastat tagasi olles iseendaga sellises hästi-hästi hellas kohas, aga samas minuni jõudis tõdemus, et see elujõud ei tule mitte kuskilt väljast, vaid et see tuleb ikkagi minust endast seest. Ja selle luuletuse pealkiri on Hingelind. Luba ma puhun sinusse hingetõmbe, mil elu vaakumisse tõmmatud. Läidan valguse seal, kus pimedus on endasse peitnud haavatud. Katan sind kallistustega, kui üksindus keha pureb. Heidan sul ümber oma pehmed tiivad, enne kui miskit sinus sureb. Luba ma salvin kulla paistega, kõik sinu veritsevad hingehaavad. Sära ma löön armide rea, mis lugude jutustajaks saavad. Suudusega asetan naeratuse su pehmetele huultele,
Hellalt kastan rahu sinu südame juurtele. Näitan sulle armastuse igavest võlu, kui hoomamatu on elus olemise ilu. Lihtsalt peatu hetkeks ja kuulata, lase mul enda elusoontesse voolata. Ma tulen värve täis ajatust igavikust, vahest tunnen end just kui tegelane minevikust. Olen sinu südame puuri varjunud hingelind, avavaid uks ning päästa valla mind. Lendle koos minuga kartlikel südamekeeltel, kanname tiibadel edasi julgust, et elada päriselt omaenda hingeteedel. Vau. Külmavärinad. Ja vot seda enda hingeteedel elamist ma soovin igale inimhingele elusat elu. Elusat elu. Onkoloogika. Räägime vähist.